Tänulikkus on üks lihtsamaid ja samas võimsamaid viise, kuidas luua oma ellu rohkem rõõmu, rahu ja sisemist tasakaalu. Sageli otsime õnne väljastpoolt, paremat töökohta, rohkem raha, uusi kogemusi või suhteid. Kuid kui me ei märka ja ei hinda seda, mis meil juba on, jääb õnnetunne lühiajaliseks ja pinnapealseks. Tänulikkus aitab meil pöörata pilgu sissepoole ning teadvustada elu rikkust just siin ja just praegu. Tänulik inimene näeb elu mitte kui midagi iseenesest mõistetavat, vaid kui kingitust. Ta märkab väikeseid hetki, hommikukohvi lõhna, päikese kiirt aknal, kellegi lahket sõna või lapse naeru tänavanurgal ja oskab neid ka väärtustada. Selline tähelepanu ja kohalolu loovad pinnase sügavamale rahulolule, mis ei sõltu välistest asjaoludest. Uuringud on korduvalt näidanud, et inimesed, kes praktiseerivad teadlikult tänulikkust, kogevad vähem stressi ja ärevust ning tunnevad rohkem eluga rahulolu. Tänulikkus tugevdab ka suhteid, sest kui me väljendame oma tänu teistele, olgu seda siis sõnade, tegude või lihtsa kohaloleku kaudu, siis loome usaldust, hoolimist ja sügavamat sidet. Rõõm, mida me jagame läbi tänu, võimendub. Tänulikkus ei tähenda aga, et me eitame raskusi või valu. Vastupidi, see on oskus näha ilu ja tähendust ka keerulistes olukordades. Mõnikord kasvab tänulikkus just kannatuse keskel, kui taipame, kui palju tuge, hoolt ja sisemist tugevust meis tegelikult peitub. Kui suudame öelda aitäh ka siis, kui elu meid proovile paneb, siis muutub tänulikkus millekski palju sügavamaks kui viisakus. See saab elutunnetuseks. Tänulikkust saab teadlikult kasvatada. Lihtsad harjutused, nagu igaõhtune tänulikkuse päevik, kus kirja panna 3 asja, mille eest sa täna tänulik oled, võivad muuta märkimisväärselt sinu sisemaailma. Mõned inimesed alustavad hommikut vaikse tänupalvega või pööravad tähelepanu sellele, mis nende elus juba on hästi. Nende väikeste sammude kaudu hakkab meie aju ümber häälestuma, keskendume puuduse asemel küllusele. Tänulikkus loob ruumi rõõmule. See aitab meil märgata, et elu ei pea olema täiuslik, et see oleks imeline. Et rõõm võib peituda just nendes argistes ja tagasihoidlikes hetkedes, millest elu koosneb. Ja kui me neid hetki märkame, mõistame, et õnn ei ole midagi, mida me taga ajame, vaid midagi, mida me tunneme, kui oleme kohal ja tänulikud. Aitäh ja peatse kuulmiseni!